Niisiis kogu eelmise aasta Eesti meistrivõistluste esivõlmik on selles jooksus koos. Ja Roman Fostil on siin Eesti meistritiitlit koguni 2. Madis Vestal on 1 tiitli võitnud ja tema on siis kergejõustikuklubi Kose 2000 esindaja. Ja ilmselt on siin oodata ka tulist heitlust ning kohtade jagamist. Eelmisel aastal oli Eesti meistrivõiduaeg Roman Fostil 1.52.13 ja Kaarel Lilloja jäi samuti samasse sekundisse 1.52.95. Janar Soop oli 3. ja kaotas neile juba 5 sekundiga 1.57.12 oli tema aeg. ...371 ja Rauno Laumets, Tartu spordiseltsis Kalev on seda jooksu juhtimas. Number 305 Iliad Juga hoiab hetkel teist kohta, nüüd kerkis 315 ja Kaarel Lilloja oma positsiooni nuulima. Tõusis teisele kohale, aga tõepoolest Rauno Laumets. Ja Rauno Laumets on jooksnud välja ajaga 1.55.20. See on isiklik rekord tänavusest aastast. Jaanus Suvi, 6. katse. On endiselt siis pronksi positsioonil. Kui vaadakem nüüd, mis hakkab sündima meeste 800 meetri jooksus. Seal kiirendatakse päris tublisti ja tõesti 371 Rauno Laumets, kas teeb seda jooksu ja seda nalja, et võtab siit Eesti meistritiitli või mitte. Kui tuleb seal Kaarel Lilloja, saab mööda. Kaarel Lilloja tuleb ja jõuab ka 310. See on Roman Fosti, kes nüüd on finišis, aga Kaarel Lilloja on võtnud 800 meetri jooksus oma teise Eesti meistritiitli. Ei, vabandust, 800 meetris on see talle suisa esimene Eesti meistritiitel. Eelmise aasta hõbemedali mees üldse oli tal Eesti meistrivõistlustel 2 hõbedat ja 2 pronksi. Nüüd on siis vaev tasutud ja